Ega maa inimene ei ela hästi. Ta elab halvasti. Nad mõtlevad küll, et maal ei ole jäta midagi. Ma vaatan, linnas on kõik palju odavam. Siin on eraisikute kauplused, eks. Need panevad ise enda, kuidas tahvad. Eks. 3 kauplust käid läbi, siis vaatad, kus kõige odavam on, sealt ostad. Ta on ikkagi selline üks vähe asustatumaid kante Eestis. Ja teine asi muidugi, mis siin on kõige olulisem turismis seni selle 15 aasta arengus on see, et siin on üks Eesti 5 rahvuspargist. Et see, kui on nagu riik teinud rahvuspargi, ükskõik kus kohas maailmas on, et see näitab, et tegemist on millegi väärtuslikuga. Ja noh, kui tulevad välismaalased kuhugi, lähevad kuhugi maale, siis ikkagi on kui neil on nagu loodushuvi, siis nad esimese asjana vaatavad, et ka selles riigis rahvuspargid on ja mis seal on. Ja et see on nagu suur eeldus. Päris igas külas nagu ja igas vallas nagu võib-olla ei ole neid turismi eeldusi erilisi ja sellest, et on nagu mõni põlispuu või kivi või et kuskil on elanud keegi kirjanik ja revolutsionäär, et on tema tubamuuseum, et ega see veel ei too nagu võib-olla turiste kohale. Öeldakse, et turismitood on elamus, et eks siin väga populaarne on igasugune seikluslik turism, eks siin Soomaal ka need kanuumatkad on ju see kõige põhilisem turismiviis ja üks selline matk siin mööda jõge kanuuga, väike füüsiline koormus. Ümberringi inimesi ka ei ole, eks ju, närv puhkab ja et linnainimesele sellest piisabki. Turistid tahavad ju tarbida, nii et tegelikult see tarbimine ju reisil olles isegi on keskmiselt palju suurem kui inimesel niisugune igapäevane tarbimine. Ma nüüd lähen. Nii et eks seda kõike tuleb pakkuda ja Soomaa puhul, mis ei ole selline traditsioonilise turismi koht, vaid on nagu loodusturismi koht, on muidugi eriline osakaal ongi nagu loodusel ja looduselamustel ja võib-olla selline muu niisugune tarbimine on nagu teisejärguline. Aga see ei tähenda, et inimesed ei taha siin ka magada ja süüa ja et siin ei peaks olema enam-vähem korralikud teed, et siin üldse siia saaks tulla, siin saaks liikuda. Ma ise usungi, et näiteks see sama veematkamine ehk kanuudega, et see on läinud väga populaarseks ja eks neid pakkujaid on ka Eestis juba 100 ja siin Soomaal mingi 12 kanuul ainutajat, aga enamusel kõikidel on, kõigil on ikkagi see 90% on siseturg ehk eestlased, et ma ise näen sellest nagu päris huvitavat väljakutset, et siin lähema 3-4 aasta jooksul võiks pooled olla välismaalased, kes meie firmas nagu kanuumatkasid tarbivad. Aitab küll külm on. Vee peal on mõnusalt sõjaga alla, ikka väga-väga külm. Tulevad siia Vancouverist väliseestlaste lapselapsed, noored tüdrukud sõitma ja kui me läheme Põrgumäe pealt, Tori Põrgumäe pealt, läheme sinna, vaatame seda jõge, ütlen niimoodi, et ma tean, et Creedence Clearwater Revival laulab Yellow River, aga meil on Blue River. Meie vesi on nii sügav, puhas sinine, meie metsad ja puud on nii rohelised, et nad ei suuda, et nende jaoks on Tori nagu mingisugune, ma ei saa Šveits, mingi wonderful world. Nad on nii vaimustatud, neil see 100 parmu, mida tuleb maha lüüa, see ei maksa neile midagi.